tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas sisse lülitada seesama generaatorploki juhtmoodul. Käivitame seda normaalrežiimis. Esimese sammuna on öeldud, et tuleb sisse keerata süüde. Selle jaoks tuleb sisestada võti. Enne veel, kui võtit keerame, tuleb kinni pidada esimesest lausest. Masina käivitamiseks peavad kõik nupud olema algasendis. Meil on siin palju nuppe, mida saab lihtsalt sisse vajutada. Nende algasend ongi väljas. Siis on meil siin mingid pöördnupud, need keerame ilusti nulli. Ja siis on meil siin 2 asendiga nupud. Huvitav, kumb neist on algasend? Me võime proovida nii üht kui teist. Lihtsamini läheb ta siia vasakpoolsesse, seega eeldame, et see on algasend. Stop-nupp on meil ka ilusti väljas ehk algasendis ning nüüd saamegi sisse keerata süüte. Esimene tuli läks põlema. Masina töörežiimi valimine. Hoia all nuppu N1. Ühtegi silti meil masina peal ei ole. Kust me teame, milline nupp on N1? Siin tuleb kasuks, kui lugeda juhend otsast lõpuni läbi. Liikudes edasi, näiteks sammuni 5, näeme, et siin on lause vajuta rohelist nuppu N3. Seega me teame, et roheline nupp siin on N3. Minnes veel edasi, näeme, et siin on ka lause vajuta punast nuppu N2. Seega see nupp siin on N2. Ning veidi hiljem on veel lause vajuta nuppu N0. Seega meil on olemas nupud N3, N2, N1 ja N0, millest 3, 2 asuvad siin ja need siis peaks olema 1 ja 0 või 0 ja 1. No loogilisem oleks, et nad on 1 ja 0, aga mine sa võta kinni. Kui me selle juhendi veel päris lõpuni läbi loeme, siis näeme, et 4. suurem punkt tegutsemine rikke korral ütleb, et rikke korral hakkab vilkuma punane tuli. Masina kahjustuste vältimiseks peata masina töö hädapeatamise nupust. See on see suur punane stop-nupp siin. Mis seal ikka? Proovime siis, kumb neist on N1. Kui hoiame all seda nuppu, siis ei juhtunud midagi. Kui aga proovime teist nuppu, siis hakkab masin üürgama. Nüüd peame masina töö peatamiseks vajutama stop-nuppu. Enne stop-nuppu välja keeramist taastame algasendi. Lülitid on kõik ilusti nullis. Ning saame otsast peale hakata. Keerame sisse süüte ning teame, et N1 on ilmselt see nupp, kuna sellega midagi halvasti ei läinud. Loeme seda sama juhendit edasi. Hoides all nuppu N1, vali sobiv režiim 2-positsiooniliste lülititega. Kuna meil on öeldud, et masin tuleb käivitada normaalrežiimis, siis saame siit tabelist leida normaaltöörea. See on režiim number 5, millele vastab lülitite asetus 0101. Eeldame, et algrežiim on järelikult 0, seega peame keerama selle asendisse 1 ja ka selle lülite asendisse 1. Proovime seda teha. Hoides all nuppu N1, keerame 1 ja 1. Laseme nuppu lahti. Ning näeme, et süttis ka järgmine märgutuli. Neid režiime on kokku 16 ning kui siseneda ükskõik millisesse teise režiimi, siis märgutuli ei sütti. Samuti ei hakka tööle häire, sest võib-olla kasutaja lihtsalt soovis teha mingeid muid sätteid mõnes muus töörežiimis. Liigume edasi. Samm 3 ütleb vajadusel seadistada varukaitsme ülemine ja alumine võimsuse piir. Vaata osa 2. Osa 2 räägib meile varukaitsme võimsuse ülemise ja alumise piiri seadistamisest. Esimene alampunkt räägib manuaalsest seadistamiselt vastavalt töörežiimile. Selleks tuleb pöörata pöördnupud vastavasse asendisse ning vajutada punast nuppu N2. Automaatse seadistamise puhul, mida tuleb kasutada normaalrežiimis, võib jätta pöördlülitid algasendisse. Meie puhul me seda sammu järelikult tegema ei pea. Küll aga masin sellest katki ei lähe. Seega võime ka seda teha. Tabelist näeme, et normaaltöö võimsusvahemik on 6-9. Seega keerame siia peale 6 ja siia peale 9.
ning vajutame punast nuppu N2 ning süttis järgmine tuli. Küll aga on oluline meeles pidada, et selle sammu oleksime võinud vabalt vahele jätta. Sisselülitamise juhendi 4. samm. Vajadusel kalibreeri juhtkang. Vaata osa 3. Juhtkangi kalibreerimine sulgedes teostada ainult hoolduskäivitamisel. See on märgusõna meile, et me võime ka selle sammu vahele jätta, sest hooldustööde programm on režiim 2. Meie aga oleme normaaltöö režiimis. Sellegi poolest võime selle kalibratsiooni lõpuni viia. Kalibreerimise alustamiseks vajuta nuppu N0. Vajutasime nuppu N0. Süttis kollane tuli, kuid midagi jürgama ei hakanud. Järelikult oleme veel õigel teel. Liiguta juhtkangi üles, alla, paremale, vasakule. Igas positsioonis oota kollase tule kustumist. Ehk siis kõigepealt üles, seejärel alla, seejärel paremale ning seejärel vasakule. Ning nagu näeme, siis süttis ka järgmine tuli. 5. samm masina sisselülitamiseks on käsipiduri vabastamine. Selle jaoks tuleb vajutada rohelist nuppu N3. Vajutame seda nuppu. Nupp on vajutatud ning ka tuli süttis. Suurtes masinates võtavad mõnikord mõned protsessid rohkem aega. Seepärast ei tohi kunagi kiirustada. Ning 6. samm, masina käivitamine. Hoia startnuppu 3 sekundit rohelise tule süttimiseni. Startnupp on kenasti siin markeeritud ning vajutame selle alla. 1, 2, 3 ning masin käivitus edukalt. Proovime seda kõike teha ühe korra veel, nüüd jättes vahele kõik ebavajalikud sammud. Keerame süüte välja ning taastame kõikide lülitite algasendid. Keerame sisse süüte, hoides all nuppu N1, valime normaaltöö režiimi, jätame vahele sammud 3 ja 4, vabastame käsipiduri ning hoiame all startnuppu. Ja nii lihtne ongi käivitada sedasama generaatorploki juhtmoodulit. Kui sinul on vaja teinekord keerulisi masinaid käivitada, siis pea kindlasti meeles, et loeksid juhendi esmalt otsast lõpuni läbi.